Jaa, me oleme valmis peaaegu. Natuke õigesti. No enam-vähem. Jou, olen siis hetkel Tähtvere skatepargi kõrval ja pidin sõitma minema, aga tuli mõte, et räägiks sellest, mis toimus eelmine reede ehk On Wheels West Coast Jam. Mis tunded mind valdavad, kui ma lähen võistlema ja kuidas mul üldse läks seal. Ja alustame siis, ma arvan, et neljapäeva õhtust. Mõtlesin, et suva, läheme võistlema, mingi täpselt ei tea kellega, kuidas minna. Ja alguses mõtlesime Allaniga minna, aga siis Allan avastas, et tuleb tööl olema. Ja siis ma läksin Taunoga koos. Hommikul 8 pidime alustama, et lähme vara magama ja kõik särki-värki. Pigem ei läinud. Lapsed jooksevad. Ja jooksid mööda. Mõte jooksis kokku. Igatahes märkasin siis, mis see oligi, 7 midagi üles. Tegin süüa särki värk, käisin pesus, hullult palju läks aega. Mul tegin hiljuti endale kõrvaaugud. Üks nendest tuli ära, siis ma hullult kaua pusisin, et tagasi panna teda. Ja siis Tauno magas ka sisse. Ja siis me lõpuks startisime suht hilja. Ja avastasime, et me ikka mega kaua sõidab siin Haapsallu. Võistlus toimus Haapsallus. Ehk siis Tartust on mingisugune, ma ei tea, me sõitsime 3,5 tundi põhimõtteliselt sinna ühe pausiga koos. Ja no suht igav oli tegelikult sõita, aga samas oli nagu tore mingi avastada Eestimaad. Polnud kaua käinud seal pool. Jõudsime kohale, Maps näitas valesti. Hea oli, et ma nägin just keertrepi autot ja siis vaatasime, et seal on skatepark ka. Muidu oleks pargist mööda sõitnud ja oleks võib-olla üles leidnud. Keegi ikka oleks pärast öelnud. Aga läksime koha peale vaatama, kõik on tõukeratturid, meil 3 BMX-i sõitjat oli ainult too hetk seal. Ja no õnneks tuli juurde, et oodati küll palju rohkem võistlejad, aga no kokku oli meil vist 17 ja finaali sai 8. Igatahes ülivinge park oli, super hea töö On Wheelsi kuttide poolt. Flybox meenutas täiega seda Pärnu oma, kus mul läks kahvel pooleks, kui keegi mäletab. Siis ma ütlesin Rassile ka, et vist üritab meid ära tappa, et sealt nagu on flippi nii rõve teha, aga no ma ikkagi võtsin need kokku ja tegin ja isegi võistluse ajal sain igast flipi kombosid proovida. Ja siis oligi mingi soojenduse ajal sõidad, lihtsalt üli fun oli. Natukene nagu tekkis juba see võistlusnärv, ma siis kui panin kaitsud peale, siis oli mingi, et mis ma täna tegema hakkan. Tead on, et jalgrattad, vahepeal. Aga tead on, et kui ma võistan, siis ma üldjuhul panen ka risu, sest ma hakkan liialdama. Või siis ma hoian ennast hullult tagasi ja ei tee mitte midagi. Ja siis ma olen enda peale solvunud. Aga jaa, kvali oli ja siis mõtlesin, et esimene run, et eks see mingi, enam-vähem mõtlesin mingid liinid ikkagi valmis ära. Hakkasin sõitma lihtsalt, cruisisin funilt läbi, natukene panin kuskile midagi vahele. See ümber pargi hullult hästi sõita, et see oli lahe nagu mingi flow, värgid, särgid. Mulle meeldis täiega see, kuidas Barman ütles, vist oligi esimese runni ajal, et see kutt on BMX lennuakadeemiast. See mul täiega meelde ja ma tahaks seda täiega kasutada. Aitäh! Ja siis mõtlesin, et teine run, et ma tegin esimese runni ajal vist äkki tavalise flipi üle fly. Ma ei ole kindel, äkki ma panin juba siis X-upi ka sinna vahel. Igatahes esimene run oli niimoodi perfi. Ja siis mõtlesin teise runni, et teeb samamoodi. Aga ma lihtsalt panen natukene mingeid raskemaid trikke vahele. Ja tegin samamoodi, et ma alustasin Caveman dropiga wallride'i otsast. Suur wallride transfer, hipist turn down, nagu hip transfer oli. Ja siis flyst flip X-up, polnud kaua teinud. Ja peal flight kohe kvarteris X-up turn down, ilusti klikk ka. Suur massive tabletop transfer, 3-6 no-ender äkki. Või tegin 3-6 tapesi, ma ei mäletagi. Siis panin edasi, tegin mingid transferid veel pargis. Ja nagu ikka oli perfect clean.
ja selles mõttes läks hästi ja sain finaali. Siis tuli mingisugune tõuksipestrik, me käisime vahepeal söömas, samal ajal oli Haapsalus ka American Beauty Car Show ehk siis ülituusad, mingid igasugused kallid old school autod. Et linn oli paksult neid täis ja kõik oli hullult vinge, nagu mingi jalutad, käid ringi, mõnus. Ja siis tuli, siis läksime tagasi, tuli BMX Street Best Trick, mis toimus seal selle, ma ei tea, haba, bänk, mis iganes setupi peal. Ja mul ei ole peege, mul ei olnud pidureid. Ja siis ma natuke nalja käisin. Ja siis ma mõtlesin, et mis ma teen. Ja siis ma hakkasin oma lollused tegema. Tegin reili peale põlvedel libistamist, knee slide, mis iganes. Mida ma hakkasin kunagi ise tegema lihtsalt. Ja siis ma üritasin mingeid surfari kombosid asju teha ja mis iganes. Aga no, striidikutit panid ikka täiega hullud, nagu Matu tegi selline big bank transfer oli, sealt tegi paar paari ja ma ei tea, mingid ülihaiged kombosid. Tauno ja Matu täiega lihtsalt, ma ei tea, ma ise panin täiesti lambist, tahtsin surfarisse minna, lihtsalt eerisin või midagi tegin, panin risu, nagu näha on siin ka. Lihtsalt ei pannud peale, mis toimub. Ja siis ma üritasin seal oma kukerpalle teha ja no igasugust asjad, lihtsalt fun oleks. Ja siis tulid finaalid. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd ma pean tegema midagi palju hullemat, sest nagu teised kutid nagunii seal oli Põder ja Säälik, nad panid ikka täiega hullu seal juba kvalides ka. Ja no, ma teadsin, et pean nagu midagi jubedamat tegema. Ja siis ma mõtlesingi, et ma tahan teha Game Mani nagu järgmise leveli pealt, ehk siis see wallride, mille otsust ma enne tegin, et teha selle käsipuu pealt. Aga siis mõtlesin, et see on täiega jube, et ma üritan ikkagi esimese run'i teha seal finaalis natukene nagu ikkagi leboma võib-olla. No, oleks mingigi skoor nagu kirjas, et mine tea, kuidas teistel läheb. Et teine siis nagu täiega panna. Ja kahjuks ei mäleta millega, aga nagu äkki oli kvartaris tahtsin teha No Wonder the Table'it ja ma lihtsalt ei saanud No Wonderit. Ja siis mõtlesin, et suva ma ei hakka oma energiat raiskama, et jätan järgmises runnis täiega paugutamiseks selle, jätsin runni pooleli. Ja siis vaatasin lihtsalt, mida teised kutid tegid, Matu, Rommi ja Põder ja no nii haiged asjad. Ja siis ma teadsin, et okei, nüüd ma pean midagi ikkagi täiesti sõgedalt tegema. Mul olid mingid asjad peas olemas, ma tahtsin alustada selle Game Maniga. Reisisin üles ära, et kõik ergutavad täiega, vaatad alla lihtsalt mingi suur transfer on sinna bänki, nagu pidi suht kaugele hüppama ka. See käsipuu oli mingi hullult kitsas ka, et ma terve jalaga nagu ei mahtunud sinna peale. Mingi tudised seal, natuke tuuline ka. Ja selja taga mingi, ma ei tea, 4 meetrit troppi on ju. Siis ma lihtsalt nagu vaatan alla ja nagu mõtlen, et okei, ma panen täiega risu. Nagu hakkasin ette kujutama, et ma panen käe lenksust mööda nüüd, kui ma selle Game Maniga sisse lähen. Ja ma lihtsalt ei suutnud. Keegi helistab mulle. Jah. Nii, kus ma nüüd jäingi? Millest ma rääkisin? Igatahes jah, lihtsalt närvid ei pidanud vastu, tulin sealt alla, tegin lihtsalt tavalise Game Maniga ma run'i, aga siis ma teadsin, et okei, nüüd ma pean nagu veel rohkem midagi tegema. Mul oli mingi vertvoolist ditši, mis oli nagu hullult kitsas ditš, nagu 4-5 transfer sealt. Ja flip turndowni tahtsin teha seal kvalifikatsioonide lõpus nagu best trickina ma tegin flip turndown'i, see on nagu väga hea. Flip tapesi tegin ka. Ja mõtlesin, et tavai, et ma pean seda tegema ja et ma tahaks nagu selle täitsa viimase trikina teha äkki flip X-up turndown'i. Ma tean, et Meirbagil on teinud, et äkki see oleks võimalik. Et ma pean täiega sendima, kui ma tahan poodiumile saada. Ja
lihtsalt nagu kogu see pressure oli nii suur ja siis ma panin kvartalis X-Up Turndowniga nukki nagu sellise trikiga, lihtsalt nukki nagu copingusse kinni ja see mõttes mul nii ära ja mul lihtsalt nagu jooksis kokku ja jätsin jälle run'i pooleli ja ma olin nii vihane enda peale nagu solvunud täiega, et ma ei saanud nagu teha seda, mida ma tahtsin ja ma jätsin nagu mõlemad run'id pooleli, et kõige masendab oli. Ma läksin lihtsalt pargist ära, et nagu mis mõttega ma ei hakka seda viimast 3 trikki tegema või 3 katset võtma. Ja siis ma ikkagi läksin tagasi, et vahet ei ole, teeme nalja ja siis ma lasingi lihtsalt surferiga pargis ringi ja siis sõitsin lenksu peal tagurpidi, tegin natuke mingit sellist tsirkusevärki ja tundus, et lastele meeldis ka, nii et vähemalt neil oli parem ja mul tõstis ka see tuju natukene. Aga no ikkagi oli see, et ma olen endast pettunud ja terve see 3 tundi tagasi sõites ka nagu peas lihtsalt ketrab, ma võin seda ja toda teha ja nõme on lihtsalt nagu. Ma olin terve õhtu natukene tujust ära sellepärast, et asi ei ole isegi selles, et nagu mis koha sa saad või midagi, vaid lihtsalt nagu see, et ma ise tahtsin teha nagu enda jaoks neid asju ja ma täiega mõtlen, et ma peaksin minema tagasi äkki selle Game Mani ära tegema, aga samas Haapsalu on nii kaugel, kas ma nagu sellepärast peaks minema sinna, et lihtsalt nagu enda südames rahu saada. Aga noh, ma ei teagi. Eks näis äkki kunagi satun tagasi, et noh, iseenesest oli nagu lahe park, võiks lähemal olla. Aga jaa, see oli lihtsalt vaatad, mida nagu teised kutid tegid nagu Matu ja ikka nii hullud paugutasid. Säilik pani oma viimase trikiga tegi tonni sellest fly'st ja lõi endale rusikaga silma, oli seal maas ikka päris tükk aega. Et muidu kõik olid jumala korras, aga siis täpselt see viimane trikk ikka pidi tulema. Robinile meeldib, sest ma kaameraga räägin. Robin, tuled seltsi või? Davai, Robin tuleb siia kohe. Robin tuleb seal, siin, seal. No joo, kus läheb? Väga, kus läheb? Mis toimub? Ma kõve heitan kanakuuri. Mis asja? Kanakuuri, kuutina. Ostsin täna 2 kana. Üks kana maksab 7 €. Mis teed nendega? Praegu on puuris. Nagu makeshift puuris. Okei. Ja siis panen kanakuuti. Ja see on sünnipäevakink. Lahe. Kellele endale või? Ei. Kellele siis? Igaks juhuks ei ütle. Saladus. Jah, õige. Nii et kellel sünnipäev on tulemas, siis teate, et võib-olla saate endale kanad. 2 tükki. Kanakuudiga. Edu. Korter on pärast mingi junne Aa, täis. sa lähed maale. No võt, olge ettevaatlik, kes maal elavad. Väga lahe. Mis veel? Palju pargis, meil tuleb video varsti välja. Mis video? Skeidi video lihtsalt. Robin Wall teeb, tal on hea film. Nice. Mis ise? Rääkisin Haapsalu võistlusest. Lihtsalt mõtlesin, et nagu räägiks, mis tunnen nagu võistlustel käia ja värkisärk kogu see mingi pressure ja... Nägin mingi Instastorysid ja kõv. No ma ei tea, minul on see värk, et kui ma teen skeball run'i vaata, siis ega ma ei hakka alustada mingi raske trikiga. Pigem nagu järjest pildin vaata. Ja siis crowd hype'ib ka ja nagu minu arust kohtunikel on ka, et nagu järjest paneb beat peale. Et läheb järjest paremaks vaata, et nagu kui sa raskest arvustad ja kui sa esimese triki failid, siis on kohe run, nagu sul on mott maas, mõtled, suva vaata, ei ole enam midagi teha. See on hea riskiga värk. Mul on nagu see, et mulle meeldib nagu alustada mingi suure asjaga, just selleks, et siis on mul nagu täiega mingi, jess tehtud vaata ja siis nagu veel rohkem nagu poweriti juurde kuidagi. Ja, nii läheb. Aga noh, see on hea niimoodi, et kui see esimene tuksi läheb, siis ongi läinud. Suht. Muidugi mõned on tagasi tulnud nagu sellest failist, aga pigem mitte noh. Ja riski business, aga noh, võita tahad või midagi, siis ma ei tea. Muiduks võitmine ei olegi tähtis. Nagu isegi kui Eestis on vähe inimesi, kes võistlevad ja nagu kõik on nagu üksteise vastu nagu competitive vaata, siis tegelikult see üldse ei loe, nagu ma olen viimasel ajal sellest aru saanud. Vanasti ma olin vaata see väike
Tatikas, kes pidi vist võitma, vaata . minus on vist ikka veel see sees . ma isegi ei tea , nagu mind kohati nagu ei huvita , aga samas nagu ma tahaks ikkagi teha selle run'i Jaa. nagu enda jaoks ära , mida ma tahan teha Jaa. nagu , see on isegi tähtsam võib-olla . kõik ei saa muidugi aru sellest alguses . et ongi , et noh , peas mõtled valmis ära mingi run'i ja nagu mul ongi praegu see , et okei , ma ei teinud oma seda asja ära , see käib nii tegemata ja mul on selline tunne , et ma tahaks minna Haapsallu tagasi ja lihtsalt see ära teha , et nagu saada endas rahu . mõnikord jääb jah niimoodi trikk hangima . mul on ka nii olnud , mitte öelda filmimisega eriti . ja see on ikka väga oluline . siis sa lähed koju ja mõtled nagu , et ma ei saanudki trikki ja jään magama . ja , ja siis mul on olnud niimoodi , et mitu korda lähen tagasi nagu üritan seda asja teha , lihtsalt ei saa . no siis see muutubki juba mental pattern'iks rohkem . ja , mõnikord on see ka , et sa paned nagu iga kord peale , aga lihtsalt mingi tasakaal on veits maas ja maas ära vaata . ja see on nii-öelda struggle noh , korralik töö . mida sa arvad sellest , et mul on punane särk seljas ? oled sa kunagi sellist asja näinud ? ei , nagu muideks väga vähesed kannavad punast särki . see on minu jaoks ka mingi elu esimene , aga saadeti Austraaliast . What the hell ? ja üks Freestyle Now on mingi , teevad BMX show'sid ja asju ja siis see omanik lihtsalt mingi kirjutas lampi , et joo , et sa oled lahe kutt ja mis su särgi suurus on , ma saadan sulle paar särki . ja siis mõtlesin , mis asja nagu , et see on nii kallis ja nagu Aussist saata . ja on küll jah . siis ta mingi , ai suva mingi , see on okei ja saatiski ja no ma ei tea , noh oli punane , aga suva , mis seal ikka . Rad on , ma eeldan , et see on inspiratsioon sellest üks 80ndate BMX-i film , hullult lahe . et selline freestyle'i teema oli seal ja et noh , kuna see kutt ise , issand , mis ta on mingi , äkki mingi 50 või midagi ja no ikka sõidab mingi Flatlandi ja äkki ja siis jah , ma ei tea , noh , ülilahe , selles mõttes tasuta stuff , keegi tahab mulle saata veel , why not , ma võtan täiega vastu , võin reklaamiga teha . aga ma lõikasin varrukad kohe maha . ise nagu või ? ja , ja siit hästi tuli välja vist . kurta ei saa jah , nagu üldse ei meeldi varrukad , natuke suur oli ka see särk ja siis . moedisainer . jah . hakkan sulle riidet tegema , mis sa kuskil kannad moeshow . miks ? ei , räägi oma sellest moeshow teemast . täiesti õudne . miks ? nagu pidin stringi kandma . mis asja , miks ? viimane show , vaata . see , kus mul oli , nägid äkki pilti , kus ühte jalga nagu ei olnud päris , vaata . vist ei ole näinud . vaatan . no igatahes , mul ei ole telefoni kaasas jah . et näitan teile ka . üks nagu püksisärk oli katki lõigatud täiesti , vaata . ja siis nagu see põhivend ka seal nagu hullult kuulus mingi vend , noh , vot see . ja siis kutt laseb nagu , et kas sa panid enda G-stringi peale ikka , et we don't want any surprises , vaata . ja siis ta tegi siukest , mingi siukest naerust nagu lõppu . moemaailm . ma alguses ei saanud arugi nagu , mis asi G-string on , sest see on uus sõna mulle , vaata . Yeah. mis asja sa nagu mõtlesid , vaata . suht naljakas oli ikka . ja siis üks päev pidin istuma 8 tundi lihtsalt otse niimoodi toolil peeglisse vaatama , kuna nad tegid nagu mingi hairstyle'i mulle kogu aeg muutsid , vaata , et mis sobib show jaoks , vaata . täiesti õudne . istud seal ja nagu väga ei saanud süüa ka . et see ei ole ikka nii lihtne , kui inimesed arvavad , et vaat saad mingid tasuta lennud ja värki , vaata . kus sa tegite seda ? Pariisis . ikka seal jah . väga mujal ei ole seda head nagu nii-öelda high fashion'it , kus saab nagu raha ka teenida , vaata . jaa . ei , väga tuus , väga tuus . muidu on lõbus . kas seda kuidagi rulamaailmaga saab ka siduda või ? no suht paljud skaterid on kuidagi saanud niimoodi , et ma ei tea , miks , aga vist see on trendi praegu , vaata . jaa . lahe . mul tuli praegu meelde , kui ma esimest korda läksin Sydney's Five Dock skateparki ja siis magasin seal öösel ja siis hommikul oli ka mingi photoshoot lihtsalt nagu skatepargis , kutile pandi mingi full roosad riided no jaa , seda juhtub jah . millegipärast see on teema jah . said content'i juurde nüüd . jaa , väga hea . kui ma olen skeidin edasi . jaa , ma lähen ka sõitma . Joo . näeme . nii , aga kas tegelikult teeme natuke mingeid sõiduklippe ka või ? ma ei tea , kas ma saan kellegi filmima . igatahes ma lähen sõidan enne soojaks , siis vaatame , kas üldse veel on ilma ka , et sõita ja värki . jaa , väike nali ka siia juurde on see , et ma lubasin , et kui ma peaks seal Haapsalus saama esikolmikusse , siis ma teen endale nibuneedid kohe sealsamas . ja ise
et kuna ma tegin endale ninaneedi kõrvad kodus ise, siis mõtlesin, et kõik räägivad, et nipuneed hullult valusad asjad. Aga ma tahan ise ära teha ja tellisin endale needid ära, ootavad. Ja siis ma mõtlesingi, et mul on nagu seda õiget momenti vaja, kus ma lihtsalt teen nad ära ja filmin üles selle. Et võib-olla järgmine video, mis tuleb, ongi just sellest. Et natuke valu ja nalja ja eks näis, siis ma saan hakkama. Vaata, kui smooth mu ratas on. Nagu ma ütlesin, siis ma võtsin pidurid, värgid maha. Ja nüüd kruisin jälle niimoodi nagu vanasti. Ilma piduriteta täiesti. Aga mida ma tegelikult tahtsin näidata, on see siin. Võistluskodar, järgmine nädalavahetus Viljandi. Ma teen BMX workshopi kell 11. Siin on veel kahjuks kirjas 20-21 juuli, aga tegelikult on ainult laupäev, sellepärast et Tartus, mitte Tartus, vaid Eestis on liiga vähe BMX-i sõitjaid. Ma ei tea, kus kõik võistlejad on, aga igatahes jah, läks ühe päeva peale. Teeme kõik korraga ära, särki-värki, näeme Viljandis. Aga, peace.